Tänapäeva maailmas pole digitaliseerimine enam valik, vaid vajadus. Paraku peame tõdema, et Eesti väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on selles osas maha jäänud, eriti aga tulemusjuhtimise, töötajate arendamise ja personalijuhtimise vallas. See ei ole enam lihtsalt probleem, vaid juba märkimisväärne takistus arenguteel. Sisemiste inimeste juhtimise ja arendusprotsesside digitaliseerimine ei seisne ainult tehnoloogia kasutamises. See puudutab toimingute sujuvamaks muutmist, tõhususe parandamist ja kogu meeskonna üldise tulemuslikkuse suurendamist. See tähendab teie käsutuses olevate ressursside maksimaalset kasutamist. Juhina küsite kindlasti, et miks peaksin digitaliseerima. Vastus on lihtne. Digitaliseerimine aitab säästa aega, vähendada kulusid ja aitab teil oma tööjõu osas teha paremaid otsuseid. See võimaldab omada kogu vajalikku infot käeulatuses, et saaksite teha teadlikke otsuseid kiiresti ja tõhusalt. Lisaks võib digitaliseerimine suurendada töötajate rahulolu ja tõsta oluliselt positiivset töötajakogemuse taset. Digitaalsete tööriistade abil saavad teie töötajad oma arengut ja tööd paremini suunata, mis omakorda suurendab tööga rahulolu ja parandab sooritust. Juhid ja töötajad saavad juurdepääsu vajalikult infole, saavad teha koostööd ja suhelda tõhusamalt, mis võib oluliselt tõsta nende tulemuslikkust. Kokkuvõtteks võib öelda, et sisemiste inimeste ja arendusprotsesside digitaliseerimine ei ole lihtsalt trend, vaid kriitiline vajadus väikeste ja keskmise suurusega ettevõtte jaoks. Eesti ettevõtetel on aeg see muutus omaks võtta ja digitaliseerimisest kasu lõigata. On aeg edasi liikuda mitte ainult ellujäämise, vaid teie ettevõtte edu ja kasvu nimel.